mul on majas sihuke väga must ja räpane koht, ma tean, aga tundub, et meil on sihuke väike probleem selle musta väikse kohaga. Ma ei taha väga lähedale minna, aga kui ma õigesti aru saan, siis on tegemist ühe ämblikuga, keda ma enda elamisi siis kohe üldse näha ei tahaks. Et kõik need igasugu muud suured elukad, nende vastu mul ei ole otseselt midagi, nad on koledad, aga pole kõige õudsemad. See siin, seda ma enda kodus näha ei taha. Aga nagu sa näed, siis ma majakaaslane väga puhtustoidu ei oska seega. See on kõik tema stuff siin. Kõik see. Ma ei teagi. Nagu tahaks ära koristada, aga samas ma tean, et ta ei tee mitte midagi ise selleks, et siin puhtustoidu. No nii, tere hommikust jälle kõigile. Kell on 7 natuke peale. Tulin siia põllu äärde, võtan service truck'i. See on siuke vanakooli pill, suur laev. Ja lähen siis sellega teise farmi, sellepärast et teile taas kord läks katki meil pöördader ja seda on vaja keevitada korralikult. Ja kuna selle service truck'i peal siin see suur punane kast on põhimõtteliselt generaator, mis siis on omakorda ka elektrood keevitas, siis lähme sellega sinna ja vaatame, mis siis teha saab. Et järsku ikkagi pääseme seekord lihtsamini, et eelmised korrad on olnud suht siuksed, ütleme, rasked. Et alati on midagi siukest katki läinud, mida ei ole kõige lihtsam remontida. Tulin siia teise farmi, tuli välja, et ega siin väga midagi nagu keevitada otseselt ei olegi. Et katkine osa vahetati välja, pandi lihtsalt uus tükk külge. Ja mida mina siia tegema tulin, oli siis see, et ma olen seda juba tegelikult ühe korra teinud, aga need terad, selle taga näed pöördader on ju, peaks olema eesti keeles pöördader, ma arvan. Aga need terad siis kipuvad ära kuluma otsadest ja katki minema ja siis ma olen neile elektroodkeevitusega siuke Wolfram elektroodiga siis katteb peale teinud. Et siis nad pidid olema veits tugevamad ja veits kauem kestma. Et ma ühe korra juba tegin, aga ülemus arvas, et teeme natuke juurde, pluss lisame natuke sinna, kuhu enne lisand ei ole, et siis peaks nagu paremini kestma, et ma näitan sulle ka, kuidas ja mis. Põhimõtteliselt, mida me teeme, on siis see, et siin on näha, et see tegelikult on juba kulunud, siia ma nüüd natuke täristasin peale veel ja siis selle nurga panime ka. Ja see näeb päris sitt välja, ma üldse ei vaidle vastu. Siin kindlasti minu vaatajate seas on inimesi, kes oskavad keevitada, kes teevad asju paremini. Enda kaitseks võin nii palju öelda, et kui ma siia selle Wolfram elektroodiga lasen, siis ta nagu ei keevita, vaid ta sulatab seda siia peale. Seda tatistab ja kuradi, no ühesõnaga ei ole väga lihtne minu jaoks vähemalt seda teha, aga ma saan sellega hakkama. Ja kuna mulle tegelikult keevitamine endale meeldib, siis ma teen seda hea meelega, et ma tahangi nagu aru saada ja õppida, kuidas siis seda hästi teha. Aga bossmehele sobis, ütles, et see on hea. Siin on veits juba kulunud see ots, seda siis nii-öelda täitsime veel. Siin on need vanad mingid õmblused, kuhu ma natuke veel peale üritasin panna. Ja siis siin teisel pool üleval otsas siin on ka, kus ta siin on, siin on näha. Valgus paistab sisse, vist ei ole praegu väga näha, aga ja mida ma siin veel tegin? Siia keevitasime ka, mitte keevitanud, vaid siis sulatasime seda Wolframit. Siuksed triibud tegime lihtsalt ja ülemus ütles, et näha on, et need töötavad. Need hoiavad päris hästi, kuskil oli veel eriti sügavalt. Nagu siuksed lained siin vist. Vot, siuke teema. Aga aparaat on siis siuke mega suur diiselmootoriga. Ja sellega ma siin vaikselt olen teinud. Hetkel sain valmis, et siin 8 tükki neid on. Ainult ühe poole tegin, ütles teist poolt pole vaja teha. Ja nüüd see võiks nagu kesta, et
et saab service truck'i kokku tagasi panna, saab teise farmi minna ja saab mehe tagasi tööle kutsuda. Selle pilliga sõitmine on ka päris huvitav selles mõttes, et esiteks käigud on natuke teistmoodi. Esimene on seal, kus sa oled arendatud, on teine on seal, kus sa oled arendatud, on kolmas. Aga käikud ei lähe väga sisse, on üks asi, teine asi, nagu rekade puhul ikka, lased õhu üles kõigepealt, siis tõmbad selle kässari maha, siis saate liikuma. Et siin on kogu see keevitusmant meil sees, taga peaks olema siis poodi koht, mis on ka mingit manti täis. Et normaalne aga lihtsalt jah, sõit on natuke veider. Tosta on pikk, tal on kütet, on ju. Siit ei paista, aga tal on taga siuke kuradi. Siit võib-olla on näha. Kütusepaagi taga on veel siuke putka. See on omakorda siuke päris suur ja seal on siis need kõik tööriistad ja õlid ja asjad, et see teeb ta eriti siukseks vedrumadratsiks tee peal. Hakkab jälle see aeg kätte jõudma, kui peab Austraalias ka hommikuti ikkagi jopega õue tulema, sest et muidu on liiga külm. Et täna hommikul oli termomeetri järgi vist 8 kraadi sooja ja ikka päris jahe, et tulin pusaga, mõtlesin, et ei, läksin tuppa tagasi, võtsin vesti ja vestist ka ei piisanud, nii et ikkagi võtsin jope ka, aga tulin jälle siis siia teise farmi, Green Valley, ehk siis vana loomafarm. Ja siin lugu siuke, et eile alustasime siin seedinguga, ehk siis kolisime kogu tehnika siia. Kõik service truckid, seederid, absoluutselt kõik. Ja seeder on nüüd siis teinud eilsest hommikust kuni tänase hommikuni tööd, ehk siis 24 tundi vähemalt. Ja päris palju on isegi tehtud, peaks mainima. Et nüüd tulin siia, kuna nendele põldudele oli ka pandud veetorud nii-öelda siis põluäärtesse. Siis see ader oli juba mingilt maalt nad välja kakkunud ja nüüd seeder käis ka peale ära, sest nad olid siin igatepidi risti põiki jalus, et tõmbasin nii palju maasest välja, kui vähegi sain, sest et nad on ikkagi suht pinna peale pandud, ma arvan, et ikka poole poolt meetritki, mis see sügavus olla võib, kuhu nad pandud on. Aga jah, korjasin nii palju kokku, kui sain. Lõikasin lihtsalt läbi sealt, kus sai, sest et manager ütles, et neid veetorust nii mitte keegi enam kunagi kasutama ei hakka ja meie neid uuesti siia maha ei pane ka, nii et lihtsalt koristasin nii-öelda selle jama kokku. Et täna tegelikult on pühapäev, nüüd ma olen üle 2 nädala jutti tööd teinud järjest iga päev. Hommikul küsiti küll, et kuidas olla on ja et oled väsinud ka ja et kas sul süüa on ja kuigi me eile õhtul tegelikult peale tööd käisin linnas süüa ostmisega. Aga näis, et aitan siin hommikused asjad ära teha ja siis vaatame, võib-olla siis ülejäänud päeva saan vabaks, et saab linna juuksurisse minna või midagi. Pühapäeval väga paljud kohad muidu avatud ka ei ole, aga järsku midagi ikkagi leiame. Sest et tahaks küll veits puhata. No muidugi teistpidi on jälle jama, vaata, muidu ma oleks hommikul jaamale kaua maganud ja kõike, aga tulid jälle 7 tööle. Teed jälle sa mingeid asju. Heal juhul mingi lõunas saad vabaks, on ju. Nii palju on kasu, et saab võib-olla sinna poodi minna, kuhu ma nüüd tükk aega pole saanud. Toidupoodi mõtlen ja äkki on mõni juuksur ikkagi ka täna lahti siis. Meil on taguripidi spreierid, suht naljakad näevad välja. Et spreierpaar ei ole mitte siis taga, vaid on ees. Väga siuke omamoodi ikkagi. Tean, et paljud kasutavad neid veel peale meie, aga mina olen ikka harjunud selle vana hea John Deere'iga, millel on õigel pool see.
üks pahandus on siin veel tekitatud, millega ma pean hakkama nüüd tegelema, siis kes mäletab, eelmine video remontisin seda aparaati, hüdrolekid. Täna siis saame sükest asja remontida. Et ma ei teagi, kas ta on päris puruks kuskilt või mis värk sellega on, aga vist niisama täis pumbates ei pidanud toimima see asi. Nii et vaatame siis, mis saab, et siin on suur diisel kompressor on kohale toodud ja mingi refi parandus asja anti mulle ka terve hunnikuga, aga mulle tuleb üks tüüp appi, et ma üks ei viitsi sellega punnitada siin. Et võib-olla ongi ref katki ja võib-olla tulebki vahetada, et ausalt öeldes pole õrna aimugi, kas meil on mõni velg koos siis selle refiga, mida saab vahetada või siis tuleb kuskile viia, sest ma tean, et nii suuri refi asju me vist ise koha peale vahetasin, et need me viime linna ja linnas vahetatakse ära. Käisin kiirelt workshopis, võtsin selle teehöövli refi parandamiseks paar asja. Seal on siuke imelik teema, et seal on velja ja refi vahel on siuke tihend. Ma ei teadnud, kus ta. Ei ole enne kokku puudutanud ka. Tegin uue topsi kohvi ja nüüd lähen tagasi siis. Käisin seal teise farmi juures ära uuesti, tegime selle refi korda. Et kokkuvõttes seal oligi refi ja velja vahel mingi kummitihend, mis siis oli katki ja lasi läbi. Vahetasime selle ära manageриga, nüüd tundub, et on korras. Ja nüüd siis tulin koju lõunat sööma. Et siin enne käisin mingi vanased traktorid ellu äratamas, et aastast mingi 1960 on need Chamberlandid, Austraalia enda traktorid. Ja siis me ühte kasutame selle minisilo selle putka jaoks. Et sealt võtame PTO ja siis PTO-ga kardaaniga just ajab seda ookerat ringi ja ühesõnaga jah. Et ühte kasutame, seal oli mingi juhtme probleem, et ei taha väga hästi käima minna. Siis tegin sinna uue juhtmeliite. Nüüd proovisin teisi, ühe sain käima, aga sellel on mingi hüdroprobleemi niimoodi, et eestkopp maast lahti ei tõuse, valasin paagi õli täis, proovisin õhutada kõike, aga tundub, et see hüdropump isegi ei tee mitte mingisugust häält, nii et sellega on pahandus. Meil otsest vaja ei ole seda traktorit, aga lihtsalt öelda, et igaks juhuks nad võiksid olla niimoodi, et kui vaja on, et siis nad lähevad käima. Ja ma ei teagi, vaatab, võib-olla õhtul lähen, siis käin eelmises farmis külas. See Aafrika kutt, kes meil seal on Lõuna-Aafrikast, kutsub ikka külla aeg-ajalt, tule teeme grilli ja joome mõne õlle ja vaatab, äkki lähen. Iga päev on erinev. Nagu sa näed, täna on normaalne tuul, kõik liiv lendab. Ütleme nii, et ikka korralik torm on väljas. Ja mis ma teen on siis see, et puhastasin chaserbini seest ära. Esimene tänk, kuna see on nagu pool ja pool, siis esimene tänk on ferti täis. Ja no mitte ei ole hetkel, aga see pannakse ferti täis. Tagumine ots oli siis viljaseemet täis. Tegin selle tagumise otsa puhtaks seal. Harjasin kuradi nurkadest igalt poolt selle seemnejäägid lahti, lasin lehepuhuriga nii palju välja kui sai, tegin alt luugid lahti ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd peaks okk olema, läheme sõidame sellega tagasi shedi juurde ja siis hakkame siia uusi asju sisse laadima. See on nagu mega vana, siin pole sellist rullikut. Aga põhimõtteliselt jah, eile oli näiteks 31 kraadi õues sooja, mega palav, 0 tuult. Ja õhtul siis alles tegi natukene ikest välkusärki ja vihma ja, aga no üli hea päev oli. Ja täna on siuke, et ma olen jopaega, sest et nagu külm on ja mega tuul on. Nii et iga päev on erinev, aga vaatame, mis see nädal endast ette siis kujutab. Teile oli esmaspäev, meil antigi nüüd üks vaba päev, et saame siis puhata, aga noh. Selles mõttes ma eile ei filmin mitte midagi, sest mul ei olnud mitte midagi filmida. Ma eile konkreetselt magasin pool päeva maha, sest lihtsalt väsimus oli. Peale seda tegin kohvi, siis avastasin, et ma enda iluks on esiref tühi täiesti. Siis tuli välja, et seal oli mingisugune metalloga refi sees. Tõmbasin selle välja, lüksin ussi sisse, tundub, et jäi pidama. Siis hakkasin linna minema, et käin juuksuris. See oli metsatulekahju
peamaantee oli kinni, nii et pidin mingi 40 kilti ringi sõitma. Aga jah, käidud sai. Õhtul tagasi tulles, ma käisin juuksuris, käisin toidupoes, tulin tagasi. Siis polnud veel tulekahja kontrolli alla saanud, nii et maantee oli jätkuvalt kinni. Maantee oli jätkuvalt kinni ja pidin sõitma mingi X kaudu koju. See on nagu nendel kuradi sportautodel, et tõmbad siit selle kangi üles, sest kui rooli samast liigutad, siis see liigub koos spidomeetriga. Uhke värk. Aga tuulekiirus on küll täna süükene. Siin põllul ei saa aru. Aga seal, kus on nii-öelda siis blowitud põld ja seal, kus hetkel siidivad, on süüke kiiristorm. Väga jõhker. Täna on ikka korralik torm õues. Ootame manageri. Tõime service truck'i teise asukoha peale ja Chaserpin on ka kuskil selja taga natuke maa teemal. Varsti siis kolime siidreid, kõik asjad siia, et hakkab siin see siidimine pihta. Ma ei tea, palju seda põllumaad see meie oma on, aga öeldi, et see peaks olema meie farmi üks kõige suurimaid põlde, see on mingi 870 hektarit midagi sükest. Lugu siuke siis, et jätkuvalt liivatorm, ikka päris sitt, ikka väga rõve ilm on täna. Aga siin on meil üks 9420 RT, millal on siis vaja mõlemad rihmade eest ära vahetada. Või tegelikult siin eelmine nädal kunagi ühel sarnasel traktoril läks rihmarullik katki ja täna sellele läks ka rihm puruks. Siis ma võtsin siit selle pealt asendustükid, sest see traktor niikuinii seisis. Nüüd sain uued varused kätte, nüüd paneme selle kokku tagasi, aga nad tahavad, et ma ka keneka rihma ära vahetaks, nii et siis on natuke pusimist. Need rihmapingutid on suht süüksed tummised, et neid üksi väga käega tagasi ei lükka, et rihma peale panna. Ja mul ei ole õiget võtit, millega seda pingutist maha tõmmata, sest seal on nagu nelikant taugud. Mõtled küll, et paneks selle nii-öelda, mis mul on see 3/8 või 1/2, mis iganes tollid need võtmed on, paneks sisse, tõmbaks sellega maha, aga natuke liiga väike on. Nüüd küll ma siis midagi muud välja leiutan, aga ma ei teagi, muud nagu polegi, et just oli mingi koosolek, pidi olema siuke lühike 15-20 minti jutuajamine, et räägime ära, kuidas mis ja kuidas seedingul asjad lähevad ja lõppes see sellega, et mingi 1,5 tundi seisime keset põldu, kuulasime, mida see ülemus räägib. Mul tuli siuke unekas peale, mõtlesin, ma vajun siin samma magama. Aga no, ja tänaseks juba üle poole päeva läbi. Et vaatame, kuidas see minema hakkab, et oli küll mingeid igast huvitavaid ideid ja plaane, et kuidas nagu siis lõpsustada asju ja teha paremaks. Aga no, see selgub siis, kui me hakkame nii tegema, nagu siis need ideed ja plaanid olid. Aga teeme selle traktori korda ja siis äkki saan lõpuks sööma ka minna, et kell on juba nii palju ja ma pole täna mitte midagi söönud. Jälle üks äärmiselt külma hommik. Ma arvan, et võib olla mingi 6 kraadi sooja on äkki. Ja siin Austraalias see 6 kraadi on nagu eriti külm. Et Eestis see 6 kraadi kevadel oli veel tšükki, et davai, hakkab minema vaikselt. Siin on pigem nagu, pigem ei. Liiga külm on. Ja Austraalia on ikkagi see koht, kus sa eeldad, et võiks olla mingi 20-30 kraadi sooja kogu aeg. Aga kuna siin ka talv põhimõtteliselt käes, siis eks siin on need ilmad siis külmemad. Et ööd on tšükke. Täna oli kõige külmem, minu arust oligi mingi 6 või. Muidu on siin olnud 8 ja 10 ja 11. Ja päeval siis olenevad mingi 20 pluss midagi. Aga noh, siin esmaspäev näiteks oli jällegi 31 või. Et noh, see on kuidas kunagi. Aga ühesõnaga, öösel lõhuti ära Chaserpin ja täpselt ei tea, mis seal viga on, aga eeldada võib, et sidur on ribadeks. Siis nüüd PTO sidur seal taga. Et ma ei tea, palju mul täiesti haige, kui perse see kuradi teeots kiiratud on. Vabandan. Aga ühesõnaga,
Täpselt ei tea, mis seal viga on, täpselt ei tea, kui kaua see remontaega võib võtta, täpselt ei tea, kui palju mul aega on filmida. Nii et kui saan, panen juurde mingeid pilte, näitan teile ka, mis seal katki on, mis seal juhtus. Et tehti nüüd mingid muudatused nii päeva kui ka öövahetuste osas, mis otseselt mind ei puuduta. Mina olen ikka mehaanik edasi, mina teen ikka oma kellaaegadel tööd. Lihtsalt, et nüüd on mul natuke rohkem jooksmist, et enam ei ole nii palju tühja passimist, mis on mõnes mõttes nagu hea. Teisalt on jälle see, et vahepeal on nii kiire. Üks tahab ühte, teine tahab teist ja siis ma olen nagu, et wow, take it easy, et kuradi mind on ainult üks, et ma teen ühte tööd korraga. Siis tuleb boss ja siis ütleb mingi kolmanda asja üldse. Ja siis ongi see, et jätad ühe töö pooleli, et minna tegema teist. Samal ajal jätad teise pooleli, et minna kolmandat tegema appi. See on nagu nii jõhker, et vahepeal lihtsalt niimoodi jooksud sagid ringi. Ise ka mitte midagi aru ei saa, mis toimub. Siis päeva peale üritad need kõik poolikud asjad ära lõpetada niimoodi, et midagi kuskil laiali ei jää, midagi tegemata ja kohati on nagu segadust liiga palju. Aga ei ole hullu. Täna on juba mingi, ma ei kujuta ette, aprilli lõppa põhimõtteliselt käes, pole midagi jäänud enam. Et siuke kuu aega veel ja ongi aasta läbi, et või tegelikult ametlikult aasta saaks läbi 26. juunil, aga meie jaoks seekord siis on 7. juuni see päev, kui me siit riigist ära lendame, nii et varsti pole enam midagi. Et ongi siin läheb külmaks ära ja siis tuleb minna Eestisse ja seal on hea soe. Siis kui Eestis läheb külmaks, siis tuleme siia tagasi, siis hakkab siin jälle hea soe. Läbimõeldud värkud. Nii, ühesõnaga, Chaserbinni saaga jätkub. Hommiku siis tõin Chaserbinni ära ja hakkasime seda remontima, teades, et seal on siduri viga, tuli välja, et siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, see on nagu differ või käigukast siis, mis tuleb traktori PTO-st, läheb üles ja liigutab siis seda Augeri spiraali sealt. Sealt oli siis nuit ära murdunud, mis läheb siis selle Augeri sisse. Ja võtsime kõik lahti, võtsime katkise osa välja, aga tundus, et see nii-öelda käiguosa ehk siis diferentsiaal oli siuke, et selle sai lihtsalt flippida teistpidi, sest seal oli veel üks nuit. Ja saime selle kokku tagasi. Vaatasime ja möllasime, seal tegime. Tundus justkui kõik okei, nüüd tulin tagasi põllule. Et laseme selle viimase osa siit seest välja otse siiderisse ja siis ma saan nii-öelda tühja Chaseriga tagasi minna, siis vahetame siduriplaadid ära ja siis laen selle uuesti täiesti täis. Hästi segane jutt, võib-olla said aru, aga kokkuvõttes tulin siia, proovisime siis Chaserbinni käivitada, siis seda Augeri süsteemi. Nope, ei toiminud. Jäi kohe kinni, stakki ja ma ei teagi, mis täpselt siin viga on. Manager midagi vaatas, ütles, et vii tagasi sheedi alla, et me peame kõik selle üleliigse fertilizeri siit välja laskma, mis siin sees praegu on. Ja siis vaatame edasi, mis seal siis täpsemalt häda on. Aga tõenäoliselt mina hetkel tulen hoopis service trucki juurde, sest service trucki peal olev kütuse tankur, selle pump ei lähe tööle ja siideril on vaja kütust, nii et see tuleb SOS korras korda teha. Täna on suht siuke tegus päev, võiks öelda, et väga palju siuksed probleeme, mis nagu on olulised probleemid, millega tuleb kohe nüüd ja praegu tegeleda. Et vaatame, äkki ikkagi joppab. Meil worst case stsenaarium on see, et meil on nüüd veel Chaserbinne, mida me saame kasutada, aga tegelikult nad ei taha. Me saame teise Chaseri küljest varu osi võtta, on ka variant, aga seda nad vist ka teha ei taha, nii. Ma ei teagi, mis me lõpuks teeme.
probleemid jätkuvalt ei ole Chaserpin terve ja tundub, et ei saa ka terveks. Manager'iga leidsime uued vead, miks asi ei tööta, ei saa korda. Ülemus on kogu maailma peal vihane, kaasa arvatud meie peale, kuigi otseselt meie millestki süüdi pole, meie poolest ära lõhkunud. Mina isegi ei teinud töövahetust seega. Ja mina ei saa valesti remontinud ka olla, sellepärast et me koos ülemusega tegime seda. Ja kõik sai tehtud nii, nagu tema tahtis. Nii et tuleb välja, et lihtsalt pole midagi muud teha, kui on uusi varuosi vaja. Enne ei saa midagi teha, nii et hetkel lendan jälle service truckiga teise põllu suunas, seal kus siider on, sest et kütust on vaja ja nii edasi, aga meil on nagu veel rohkem probleeme, et hetkel on siider tühi ja tuli välja, et Chaserpin ei tööta, nii et manager pani ees juba suure rekaga minema. Võtsime ühe 2 treileriga rekka ja katsume siis sellega hetkel laadida siiderit niimoodi, et rekast oogerisse ja oogerist siiderisse. See ei ole nagu eriti hea lahendus. Chaserpiniga oli seda tunduvalt lihtsam teha. Aga hetkel parem kui mitte midagi, et vähemalt töö käib, mitte ei jää sellepärast asi seisma. 4 tundi hiljem olen ma kodus, söön ja võtan siis selle Chaserpini probleemi kokku, et lõpp läks nii kiireks, et ega siis polnud enam võimalust ega aega seda telefoni sealt taskust välja võtta, et midagi juurde filmida. Aga terve hommik käis arutelu selle üle, et okei, et mis seal siis täpselt katki on, sest et esmane vaatlus ju ikkagi ütles, et meil on siis selle nii-öelda reduktori, diffri, kuidas keegi kutsub, seal on 200 väljavõttu võlli, nii-öelda nagu siis veovõlli otsad on ju, et üks pool oli ära murdunud ja tundus, et me saame lihtsalt selle teist pidi keerata ja teist poolt nagu kasutada. Plaan hea, plaan lihtne, panime kokku, kõik just ka töötas on ju ja päeva peale selgus, et ikkagi ei tööta, sest et saatsime masina tagasi põllule, prooviti, ei toiminud, jäi stakki, mitte midagi välja ei tulnud, siis olid seal mingisugused lekked niimoodi, et fertilizer tuli igalt poolt välja. Aga see hetk, kui nagu need probleemid järjest edasi süvenesid, tegelesin mina mingite teiste asjadega, sest et meil oli neid priority taske nagu nii palju. Et ma käisin seal service trucki vahepeal remontimas, siis teises farmis oli üks traktor hädas, käisin seal, tegin neid asju. Ja siis terve selle aja vältel, nagu ma lugesin, mitte Messengerist, aga meil on see WhatsApp, vaata. Ja lugesin sealt, et mis see siis probleem on. Keegi ei tea, kogu aeg on mingid eeldused, mingid mured, kellelgi pole aega tegeleda, sest kiire on, kuna siider vajas täitmist, aga Chaserpin oli nagu katki, siis ainuke variant seda teha oli siis selle suure rekkaga, mis meil on, ehk siis 2 trailerit järgi, ühes on siis fertilizer, teises on siis seeme on ju. Ja siis on veel vaja eraldi seda rataste peale oogerit, mis sa koha peale viid. Siis panete paika, siis saad sealt kuidagi asjad jooksma ja siis kallutad kuradi rekka sellest trailerist oogerist omakorda siiderisse. Jõhker jamamine, aga tehtud sai. Ja õhtul siis manageriga räägime, et kurat, et ikka veel on nagu Chaserpin katki, et suht jama on, et homne päev läheb ka nagu selle nahka ära, et selle rekkaga on nii palju jamamist. Selle täitmine, siis igaüks ei saa seda rekat põhimõtteliselt liigutada ka, sest et mina ja manager nagu rekkaga tuleme toime, me oskame sõita, aga siin on teised, kes ei oska rekkaga sõita, pluss 2 rekka treileriga on suhteliselt kehva tagurdada ja seal nagu on vaja tagurdada. Ja igast mingid miinused oli, miks siis ei ole see üldse hea variant. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlema ja siis rääkisin ka manageriga, et ma ei tea, et hommikul, kui me seda reduktorit, diffrit, mis iganes ta siis on, flippisime teist pidi, siis ma küsisin nagu meie bossi käest, et huvitav, et kas see nagu pöörleb ikka õiget pidi see asi pärast edasi või seal on mingi vahe ka, aga meil ülemus on paberitega insener, tema on nii palju asju siin maailmas leiutanud teinud, näiteks see siider, mis meil on, see on tema leiutatud, tema välja töötatud on ju, hea küll. Tema ütles, et töötab, paneme asja kokku, vaatasime, selge. Ja nüüd õhtul siis mõtlesime nalja pärast, et aga mis seal on siis? Vahet seal on, et paneme korra käima
ja ärme nagu seda hooga tahti klapigi, et paneme ta poolikune käima, piilume ülevalt otsast sisse, vaatame, mis pididi käib, kas ta üldse hakkab ringi käima. Ja mis välja tuli, on see, et siis spiraalikujuline asi seal sees on ja mis peaks nagu seda pidi käima, et alt siis ülesse kannaks seda fertilizerit tesse välja sealt kolust. Käis tagurpidi niimoodi, et ta vedas siis sisse poole. Ilmselgelt probleem leitud, on ju. Ja ütlesime ülemusele ka. Ülemus ei tahtnud meile midagi vastata selle peale, sest et ta oli terve päev suht tiga olnud selle peale, et meie oleme midagi valesti teinud. Ja nüüd, kui me siis selle nagu probleemi leidsime ja pehmelt öeldes viitasime sellele, et ma ei tea, et see isa hommikul oli nii 100% kindel, et see sai õigesti sinna. Et siis sellest väga enam rääkida ei tahtnud, sest ta lihtsalt ütles, et see nüüd tuleb siis kord teha. Ma ei tea, kas mänet seal hakkas seda täna õhtul nüüd tegema üksinda või mitte. Mind saadeti koju, ütles, et mine puhka. Ma veel õhtul enne koju tulekut viisin ühe suure köie koos nende aasadega teise farmi, teisele põllule, sest et seal oli üks traktori liivases kinni, aga põhimõtteliselt ma kohale jõudsin, siis see traktor juba oli sealt kätte saadud, nii et lihtsalt tühi sõit, aga jälle tunnika päevale juurde pandud. Nii et lõpuks naudin oma steiki ja friikartuleid ja loomulikult väike külm õlu ka siia õhtusse, nii et jah, siuke huvitav saaga. Näed jah, näed, B nagu Bugatti. Ega see pole niisama pill, see on sportpill. Hommikust jälle, täna on nädala lõpp, reede, kui ma ei eksi. Vist peaks olema reede. Võtan jälle service truckised põllu pealt ära. Kuigi siiding käib, kuskil seal see siider oli, päike paistab sisse, ei saa sulle näidata. Aga mul läheb jälle seda keevitusaparaati vaja, et telliti mulle Bertist neid Wolfram elektroode juurde, eelmine kord said otsa. Ja hakkan jälle siis tegema nii-öelda seda, kuidas ma siis ütlen, tugevdan neid või teen neid nurkasid asju tugevamaks, et need kestaksid. Ühesõnaga, meil on terve hunnik neid uusi plaate, terasid, mis iganes nad on sellele pöördadrale. Ja teen siis kõik need ka ära, kuna hetkel on siuke vaiksem ka, et me saime kõik oma mured lahendatud. Need, keda huvitab, siis Chaser-Pin on tagasi töös, kõik on korras. Kokkuvõttes ikkagi asi lahenes sellega, et me võtsime uuesti käigukasti selle, kuidas me see ütleme, mitte käigukast, aga diferentsiaal. Jah, peaks olema vist different, ühesõnaga midagi siukest. Võtsime selle uuest alt ära, see käis remondist, tuli tagasi, sest et seal ikkagi tuli välja, et seest olid ka mõned jubinad puruks. Vahetati selle ära mingid tihendid, enam ei leki, vahetati see katkine veovõlli otsal ära, mis oli. Sai ta õiget pidi kokku tagasi, tigu käib nüüd õiget pidi ringi, kõik on hästi. Ja see mure on ka jällest ära. Nii et nüüd on siuke vähe rahulikum aeg, et vaatame, kas nädalavahetusi saab puhata või ei saa. Tutvustan sulle projekti nimega RT John Deere. Ühesõnaga, see ei ole nüüd see traktor tegelikult, millest ma rääkida tahan, aga hetkel me oleme siin sellepärast, et ta on meil nii-öelda organidoonor siis. Et tegelikult me kasutame natukene võimsamat, aga põhimõtteliselt traktor on ikkagi sama. Kasutame samasugust traktorit. Praegu ei ole väga hästi näha, aga ühesõnaga siis vanakooli lintidega John Deere 2 lindiga. Ja täpselt samasugune on meil siis Seederi ees, aga siis pisut võimsama mootoriga. Ja eile öösel läks seal katki üks hüdrovoolik, mis on üpris pikk, see jookseb eest mootorist kuni siis kuskilt sealt kuni siis taha sinna
PTO ja nende hüdroliitnike juurde välja. Hästi keeruline seletada, aga ma üritan ennast kuidagi arusaadavaks teha. Ühesõnaga, juba käisin hommikul, võtsin siis selle katkise vooliku teise traktori küljest ära. Ja kuna hetkel on Austraalias jälle mingisugune süke, ma ei oskagi öelda, ei ole otseselt riigipüha, aga mingi vaba nädalavahetus ja vaba esmaspäev. Meil muidugi mitte, me töötame. Aga ühesõnaga mingisugune punane esmaspäev, seetõttu siis paljud kohad on kinni, paljud ei tööta üldse. Et helistasime ühte töökotta, kes siis teeb uusi hüdrovoolikuid ja neid otsasid. Nad ütlesid, et nemad on homme ka suletud, nii et ainus variant oligi siis tulla teise farmi ja võtta siis nii-öelda organidoonori küljest uus tükk. Et võtame selle siit maha, siis lähme teise farmi ja paneme jälle kokku tagasi asjad ja loodame, et siis saab jälle edasi siidida, et neid probleeme on nagu ikka väga-väga palju olnud viimasel ajal, ikka kõvasti. Alustades Chaser Pinnist, siis siider on kogu aeg katki, traktorid lagunevad. Et eks selles mõttes on see selle farmi üks suurimaid miinuseid ka, et kogu tehnika on nii vana. Et ma just rääkisin teiste töötajatega, et okei, need traktorid, mis sul tõesti võib-olla aastas mingi paar korda tööd teevad, need, mis nii-öelda siis maderpinne asja veavad, need võivadki olla sellised vanad dinosaurused nagu see. Aga siuke igapäevane põhimachinery võiks olla ikkagi up to date, et ma ei tea, alates 2015 vähemalt. Võib-olla isegi uuemad, 2019, 2020. No ma saan aru, et perefarm, vaata raha võib-olla nii palju pole, aga kokkuvõttes mina isiklikult näen, et see, kui palju me nagu matame nende vanade asjade elus hoidmise alla, siis ühe korra see uus traktor, kas siis välja osta või liisingusse võtta, tuleks tunduvalt odavam. Sest juba remontide asjade pealt hoiaks nii palju kokku. Ja kui midagi isegi juhtub, siis sul on ju garantii ja ma ei tea, John Deere event tuleb sul ise põllu peale remontima ka, et see oleks nagu päris hea. Aga ma näitan sulle ka, kui lahe sellelt siis seda hüdrovoolikut ära võtta on, et kuna nagu väga hästi ligi ei pääse igale poole, mootor on küll ees, aga see hüdrovoolik jookseb põhja alt ja siin on lindid ka. Nii et siis saab seal kõhu all korralikult ronida mingitest väikestest avadest sisse pugeda ja siis seal kuskil traktori keskel peidus olla. Aga õnneks ma olen täpselt nii palju väikse kehaehitusega, et ma mahun igale poole. Näitan hetkeks siis seda traktorit natuke lähemalt ka. Et see on siis 9320D, teine peaks olema 9520D, mis siis siideri ees on ja meil on veel omakorda 9420D ka olemas. Aga noh, need kõik on vanad traktorid, ma pakun, et see võib ka olla aastast mingi 2005, võib-olla isegi vanem. Seda konkreetset aparaati me oleme ka siin remontinud korduvalt juba mingi 3-4 korda kindlasti. Ja siuke see põka on, et see toru, mida ma eemaldama hakkan, see jookseb siia taha välja ja kinnitub selle toru külge. Et see on siis katki teisel traktoril ja leke oli nii kõva, et hommikul üks kutt valas 60 liitrit hüdroõli peale ja ütles, et polnud võimalik mitte midagi teha, et siuke korralik lahmamine oli. Aga juba mingid võtmed endale viskasin siia. Nüüd ronin siia traktori alla. Vaatame, kumb see õigava on. Ops, edasi veel minema. Siia poole. Nii. Siin nagu sa näed on juba käigukast on ja. Ja milline see õige on? Mul on siuke tunne, et sellel traktoril nagu ei olegi vist seda või? Seda voolikut või on või? On ikka. See on siin. Aga see on natuke teistmoodi kui teine traktor, nii et ühesõnaga ma arvan, et see peaks olema see. Tuleb siit lahti võtta. Siis tuleb kõik need klambrid lahti võtta, mis siit külje peal on. Ja selleks, et need kõik klambrid lahti saada, peame omakorda siit alt veel ronima. Ups, päris hea on ronida samal ajal filmida, aga vaatame, kas ma saan näidata. Siin on järgmine ava ja tegelikult siit vahelt ma mahun põhimõtteliselt tervenist sisse ronima üle kardaani ja siis ma pääsen sinna ülesse, seal on paar klambrit, tuleb ka siit näidata, aga ühesõnaga see, kus see triibuline voolik on see rüüga. Sellega koos ta jookseb sinna üles, seal on veel üks klamber, mis hoiab kinni ja siis ta läheb sinna toru külge, mida ma seal taga näitasin. See tuleb sealt lahti võtta. Siis tuleb täispikkuses välja sikutada, et siuke
ülimalt mõnus töö, mida teha. Traktor on natukene teistmoodi, et ta üldiselt on sama, aga siin torud jooksevad veits teistmoodi. Kohati tundub nagu, et oleks rohkem ruumi, samas nagu ei ole. Teisel traktoril ei jooksnud mul siit pea kohalt niimoodi, vaid olid teisel pool need torud. Et eks see siis võimsuse ja mudeli vahe natuke ikkagi on. Siin ma püsti seista ei saa, siia vahele ma ronida ei saa, nii et ma istun siin. Ja katsun siis selle vooliku siit otsast ka lahti saada ja need klambrid ka ära võtta, et siis saame ta välja võtta ja loodame, et ta siis sobib ikkagi teise traktori külge. Välimuselt on küll samasugune ja otsad tunduvad ka samad olevat. Welcome to my office, guys. Ühesõnaga, nagu sa näed, siis tuli väike švits otse traktorist otse siia minu magamistuppa. Lugu tegelikult väga lihtne, taaskord siuke väga, kuidas siis öelda, jooksmist täis päev. Jah, see traktor sai korda, mis siis lõpuks, mina ma seal viimases klipis näitasin ka, et ma vaatasin selle vooliku ära. Aga naljakas fakt on lihtsalt see, et põhimõtteliselt ma vahetasin selle vooliku ära. Ütlesin sellele tüübile, kes selle traktoriga tööd teeb, et jau, masin on valmis, tule võtta, mine. Nii kui ta selle masina käima pani ja nii-öelda siis siideri järgi lülitas, siis kes tagant pauk ja lendas järgmine hüdrovoolik. Õnneks oli meil ka see olemas uus, nii et ma vahetasin ka selle ära. Lihtsalt võttis jälle mingi pool tundi rohkem aega, kui oli arvestatud. Aga ühesõnaga kokkuvõttes läks kõik hästi. Pill töötab, sõidab, hetkel on põllul, meil on kell 9 õhtul. See video tuleb täna üles, ma tean, ma olen jälle enda ajagraafikust täiega maas, et ma olen siin korduvalt öelnud, et ma nagu tahaks neljapäeviti video üles saada. Ei tule välja vahepeal. Ja nüüd ongi see, et tegelikult ma vaatasin kõik oma klipid üle ja siuke väga lolli koha pealt lõppes kogu lugu ära. Nii et ma filmin siis selle lõpu siia praegu juurde ja peale seda panengi selle kogu mandi siis kokku ja laen üles, et te seda vaadata saaksite. Et leidsin taaskord enda mikrofonid ka üles. Ma loodan, et see töötab, ega ma ei tea enne seda, kui ma seda videot nüüd ise järgi ei vaata, aga saate võib-olla natukene normaalsemat helikvaliteeti, et ikkagi editi käigus ma saan aru, et jah, iPhone iseenesest on nagu okei ja iPhone'i mikrofon on suht okei, aga teatud ilmastikutingimuste juures, kus on meeletu tuul, no siuke paskilm, siis see mikker on ka ikka tegelikult suht sitt. Et me üritaks hea meelega kasutada rohkem enda mikrofone, et see video oleks teile normaalsemini kuulatav, nauditav, aga ma ei viitsi nagu, vaata, mul on siuke terve karp. Ja kui ma seda karbi lahti teen, siis siin on veel üks teine mikker ja siia sisse käib omakorda siuke receiver või mingi huiavinka, mis siis telefoni külge käib. Ja see on teine mikker. Ja see karp on päris suur ja see kaalub ka oma jagu, nii et kui ma seda iga päev nagu taskus veaksin, siis ma ei tea, kui hea see on, sest et see võtab omajagu ruumi ja muidugi mul on AirPodsid ka praegu telefoniga ühendatud, nii et ma ei teagi, kas ta kasutab üldse seda mikrofoni või ei kasuta, ma ei ole nii testinud, aga näiteks kui ma näitan sulle, siis ma ostsin vaata kunagi, ütleme aasta algul juba AirPodsid. Tea, kas siis sisse näed selle esikaameriga või? Natuke näed, on ju. See on see tööpükste taskus AirPodside kandmine. Tegelikult on suht pahandust teinud. Terve see karp, jah, nüüd siin on see kate ümber, aga katte taga tegelikult on meeletult kriimuline korpus. Et that's why ma ei taha ka neid mikrofoni setti siis oma tööpükste taskus kanda, sest kui ma teen mingit tööd, kus ma pean seal liiva sees püherdama, nii nagu ma seal traktori all olin, siis ilmselgelt taskud on liiva täis. Telefon on kogu aeg mingi liiva ja tolmuga koos, kõik muud asjad, AirPodsid. Et jah, ühesõnaga hetkel ei mängi välja kahjuks nende mikrofonide kaasa vedamine, aga nagu ka mainitud sai, siis kohe-kohe lõpeb siis mõneks ajaks see Austraalia trip ära.
aasta saab täis, tuleme koju, läheme Taisse, teeme igast asju ja siis tuleme septembris tagasi. Et siis on rohkem seda vaba aega ja siukest, noh, tead ise ka, et siis ma saan neid mikrofone kasutada, saan mingit siukest vähe huvitavamat, vaadatavamat content'i võib-olla toota, nii endal on seda lõbusam teha, kujutan ette, teistel on lõbusam vaadata ja kokkuvõttes need, kes ei ole minu jälgijad, on võõrad inimesed, ka neile on võib-olla ägedam vaadata seda. Vot, pikk jutt, sitt jutt, lugu lihtne. Mis ma sul veel lisada oskan, ega väga ei oskagi midagi, et homme on jälle tööpäev. Täna käisin linnas, ostsin süüa, kõht on meeletult täis. Mõtlesin, et tahaks midagi ülihead, tegin kana, viskasin veel mingid kord suured vorstid sinna airfryerisse ja tegin igast asju ja nüüd on kõht nii reitselt täis. Ja nüüd ongi, kell on tegelikult 9 õhtul, mul on pesu veel kuivatis, tuleb ära oodata, siis paks selle video kokku, läheks teile üles, et saaks seda näha. Ja siis on aeg magama minna, et saaks homme jälle tööle minna. Vot, aga oli äge. Tänud, et vaatasid, kui sa siia video lõpuni oled välja vaadanud. Ja nagu ikka, ei kopeeri mitte kedagi, aga pane like, pane subscription ja jaga mu videod edasi, kui see sulle meeldis või ma ei tea, mida iganes. Soovita lihtsalt teistele ka, sest tegelikult on ju päris äge, mis on Austraalias toimub. Nii et see you next time, guys.